Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios. Pühapäeva hommikuti kell 11 on ülestõusmispüha, esimene püha. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja meil on selle üle väga hea meel. Tervitame kõiki risti inimesi. Oleme stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina, Martin Helme, ja meil on siis selline saade, kus me kõigepealt räägime prokuratuurist ja õigusriigist ja sellest, kuidas meil prokuratuur on otsustanud, et ta ei pea karistusseadustikku järgima, kui neile ei meeldi vägistamisjuhtumeid menetleda. Või tegemist on Reformierakonnaga seotud asjadega. Just, ma oleks ka sinna kuidagi välja lõpuks jõudnud, aga põhimõtteliselt see missugust absoluutselt jura ajas Pakosta Riigikogus, kui tal selle kohta küsiti, ja tegelikult ka Michal. Seda tuleb ikka paljastada. Ja selle kontrastiks on ju prokuratuuri fanaatilisus opositsiooni menetlemisel. Aga ka prokuratuuri ja kohtute absoluutne hambutus Lehtme asja menetlemisel. Varastatakse miljoneid, aga ei leita üles, ei saada kontakti Ukraina poolega, kaovad ära tunnistajad, kaovad ära mingisugused materjalid, miski ei idane ega mädane, aastaid juba. Sest et neid ei huvita, meil on maffiariik. Käsk on antud, et ei, see asi peab jääma Kalevi alla. Aga saate teised teemad veel, et ma käisin Ungaris selle nädala esimeses pooles, see oli selline kõlava nimega üritus nagu Central European Summit ehk Kesk-Euroopa tippkohtumine või summit. Oli päris sisukas ja päris kõrgetasemeline asi ja kogu asja iva oli tegelikult, nagu nad ise sissejuhatuseks ütlesid, et kokku koguda kõik Trumpi sõbrad Euroopas või vähemalt Kesk-Euroopas, siis seal lääne-eurooplasi praktiliselt ei olnudki mõeldud, et tuleks. Ja sealt läheme sujuvalt üle, siis räägime siis Trumpi stiilist või sellest, mis siis endast kujutab see, mismoodi Trump oma poliitilist platvormi ellu viib, et meil on ikkagi jälle see propagandameedia lihtsalt üritab inimestele mingisugust võltsnarratiivi ehitada sellest, kuidas Trump on ennustamatu ja arusaamatu ja ebajärjekindel. See kõik on ilmselge vale, mis võib tuleneda kas asjaolusest, et meie vasakaktivistid, kes ennast ajakirjanikeks ja analüütikuteks peavad, lihtsalt ei saa aru, mismoodi mõtlevad ja tegutsevad Ameerika konservatiivid ja parempoolsed ja konkreetselt siis ka Trump, või nad valetavad selle kohta. Aga mõlemad. Ma arvan, et nii ühte kui teist ka. Aga lähme selle prokuratuuri teema juurde ja tegelikult ma pean ikkagi vastutavaks siin eelkõige justiitsministrit ja justiitsministri ülemuseks on meil peaminister Michal. Liisa-Ly Pakosta on inimene, kellel kuuluvad kuldsed sõnad, et isa on isa, ema on isa. Ja kuidas meil on 20 sugu ja kõik on väga lihtne ja kes on meile toonud korduvalt erinevaid eelnõusid nii-öelda transsoolisuse edendamiseks ja endine võrdõigusvolinik, nagu ta meil on, kes on muide ka korruptsiooni eest, ju sisuliselt korruptsiooni eest lastud lahti riigi ametist, kui ta oli muinsuskaitseameti juht ja tegi endale riigisiseseid lähetusi, mis sisuliselt olid perekonna puhkusepäevad. Nii et ühesõnaga paadunud, kalestunud vasakradikaalist aktivist ja sealjuures täielik ebakompetent. Ja nüüd ta juhib siis justiitsministeeriumit ja temale tegelikult konkreetselt allub prokuratuur. Tõi meile uue peaprokuröri, kelle nimi on Astrid Asi. Mille poolest Astrid Asi on silma paistnud? Astrid Asi sai meie hinnangul peaprokuröriks selle eest, et ta oli kohtunik Gert Kingo kaasuses ja mõistis Gert Kingo süüdi. Kui Pakosta ütleb, et tema ei sekku prokuratuuri töösse, siis ta esiteks muidugi järgmises lauses ikkagi ütleb, et ta sekkub, annab korraldusi neile. Aga ta ei sekku siis, kui on vaja puudujääke kõrvaldada. Aga samal ajal tal võib-olla ei olegi väga vaja sekkuda, sest et ta on juba personalivalikutega teinud ära selle sekkumise ja hoolitsenud selle eest, et inimesed nii-öelda õhust tabavad, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Sa juba mainisid ära, et Eesti on maffiariik ja Eesti ongi maffiariik.
Eesti ongi maffiariik ja see maffiariiklus paistab ju selles, et meil tegelikult täiesti varjamatult praegu Kristen Michali valitsus on hakanud tegelema riigi rahade kantimisega omadele ja mina tahaks küll teada ja minul on kahtlane tunne, et ühel hetkel ikkagi, kui Trump sellega jõuab nii kaugele, et ta oma Lähis-Ida ja Ukraina ja muud suured ja ikkagi juba globaalsed teemad päevakorrast maha saab või päevakorras ei ole nad enam nii aktuaalsed, nagu nad hetkel on, tuleb ikkagi selle korruptsiooni juurde, mis Euroopa Liidus tervikuna valitseb ja mis on ka Eestis täiesti endeemiline, absoluutselt kõiki ametkondi, kõiki ministeeriumeid, kõiki nii-öelda valgete jõudude poliitikuid hõlmav. Ja sellega seoses, mida ma tahan öelda, on see, et ma siis ei imesta, kui visatakse laua peale ja Ameerika süvariigile loomulikult on see jõukohane, et meie poliitilise eliidi teatud tegelastel on kuskil Kaimani saartel, kuskil Bahamas, kuskil veel kolmandas Singapuris arved, kuhu kanditakse üle neid samu miljardeid, mida siin praegu kaitsetööstusele eraldatakse, mida tuuletööstusele eraldatakse ja mida veel selle teise kolmanda jaoks. Me juba räägime ju enam mitte mingisugustest 10 000 või 100 000 või isegi üksikutest miljonitest. Me räägime juba 100 miljonitest, millest ilmselgelt võetakse matti. Ja see ongi maffia ja seda maffiat kaitseb meil õiguskantsler, seda mafiat kaitseb meil justiitsministeerium, prokuratuur, kaitsepolitsei, välisluure, president, Riigikohus, mis tähendab, et nad ongi kõik maffia osad ja see ongi maffia riik. Nojah, kui meil räägitakse siin põhiseaduslikust korrast, siis nii nagu ma oma kongressi kõnes ütlesin, põhiseadusliku korra vastasteks on kujunenud põhiseaduslikud institutsioonid ise, mis peaksid põhiseaduslikku korda kaitsma. Ja eraldi tuleb välja tuua õiguskantsler, kes peaks kaitsma põhiseadusliku korda, aga kes tegeleb absoluutse nina nokkimisega ainult. Ja nüüd on ju viskunud tuulikutööstuse kaitsele, kusjuures mu meelest ikkagi täiesti risti vastupidiselt sellele, mis on meil seadustes kirjas ja mis on meil nii-öelda põhiseaduslikud alusprintsiibid, seletab, kuidas kõigepealt muidugi absoluutselt demagoogitseb selles, mis on või mis ei ole avalik huvi ja teiseks loomulikult pea peale pöörab selle, mis on kohaliku omavalitsuse autonoomia põhiseaduse mõttes. Kohaliku omavalitsuse autonoomia on põhiseaduslik kaitstud kategooria, see tähendab seda, et keskvalitsus ei saa üle rullida kohaliku omavalitsuse pädevuses olevatest asjadest, mida Eestis on muidugi tehakse rutiinselt. Ja õiguskantsler tegelikult peaks siin olema nõrgema poolel ehk kohaliku omavalitsuse poolel, aga ei, tuli appi tuulikutööstusele ja valitsusele. No presidendist meil ei ole mõtet üldse rääkida, tema kirjutab alla kõigele, mis on liberaalsele režiimile vajalik, ükskõik kui seaduseid väänates see on tehtud, aga tuleme ka ikkagi Riigikohtu juurde. Millal siis tuli Riigikohtu otsus selle kohta, et nad ei võta menetlusse Gert Kingo kaebust tema siis ringkonna kohta süüdimõistva otsuse osas. Nädal pärast seda, kui kapo peadirektor käis ja tegi kohvivestluse, käis ise kohal Tartus ja istus maha Riigikohtu esimehega Villu Kõvega, väike nagu vene ajal öeldi Bessetka ja pärast seda siis Riigikohus tegi otsuse, et ei, me ei võta menetleda, seda jääb alamastme kohtu otsus mõist. Et Riigikohus, mis peaks olema justkui sõltumatu, millest meile ju Pakosta siin hingestatult kraaksus, kuidas meil on sõltumatu õiguse mõistmine. Vabandust, lollidele on see jutt. Seda sõltumatust lihtsalt ei ole, nii et põhiseaduslikud institutsioonid ise on kujunenud põhiseadusliku korra vastasteks institutsioonideks ja see on tegelikult ahastama ja nutma ajav situatsioon. No ma võin siin teha veel ühe kõrvalepõike eelmise nädalaga seoses. Nimelt kaitsepolitsei ju esitles oma aastaraamatut, mis on muidugi suhteliselt sisutühi dokument. Nii nagu need kaitsepolitsei aastaraamatud kõik on, keskendub mingitele tõesti marginaalsetele juhtudele, mingisugused üksikud radikaliseerunud, mingisugused teismelised, kes oma tärkavate hormoonide mõjul teevad tõesti irratsionaalseid asju ja lasevad ennast nakata
algatada mingisugustel totrustel. See on siis nüüd nende meelest oht põhiseaduslikule korrale. Aga ma teeks kõrvale põike siin ka sellega seoses, et ta käis esimeses stuudios, kus siis propaganda stratkommar Kuusk, Andres Kuusk esitas talle selliseid küsimusi, et saaks ikka propagandat teha, mitte asjast rääkida, nii nagu meie räägime. Ja mida siis ütles seal Kaitsepolitsei peadirektor Margo Palloson, et õigeusu kiriku tegelased, kõik Eestis tegelevad, see on siis selle kristliku endise Moskva õigeusu kiriku tegelased, kõik tegelevad luurega, kõik on Moskva käsilased, kõik edastavad Kremli narratiivi ja töötavad Eesti riigile vastu. Vabandust! Kui sul on faktid, kui nad töötavad vastu, kui nad on oht põhiseaduslikule korrale, siis te teete kahte asja. Esiteks, te kas saadate nad välja, kui nad on Vene kodanikud. Või teiseks, te võtate nad rajalt maha, panete neil käed raudu ülekuulamisele, mõistate nad vangi vastavalt karistusseadustiku ja muude seaduste paragrahvidele, aga mitte ei kraaksu televisioonis, kuidas nad on oht põhiseaduslikule korrale, töötavad Eesti Vabariigi vastu. Nalja teete või? No see on nende läbikukkumine, kui nad saavad vabalt tegutseda. Selle jaoks ei ole vaja seadust muuta. Selle jaoks on vaja teil oma tööd teha, aga tuleme nüüd prokuratuuri juurde tagasi. See, millest miks me kogu selle teemat nii siin ärritatult räägime, on ikkagi see Pihlakodu vägistamisjuhtum. Ja ütleme siis, kui keegi veel ei ole taustaga või selle looga kursis, kõigepealt ilmnes, et on üks lugu, kuidas siis Pihlakodus oli pikalt toimunud see ka, ütleme see mätsiti kinni ju mitmel tasandil kohapealselt ka, aga siis ühesõnaga Pihlakodu töötaja, vanadekodu töötaja vägistas dementset vanainimest. Nii. Siis tuli välja, et neid vägistamisi oli rohkem. Ja siis mis juhtus? Kuna Pihlakodu on ju reformierakondliku taustaga omanikud, siis otsustati, et me ei algata kriminaalasja. Kuigi kriminaalparagrahv on nii ühene, et seal ei ole millegi üle vaielda, siin ei ole diskretsiooni. See ei ole nagu valiku koht prokuratuuril, kas me algatame või me ei algata. Paragrahv on väga lihtne. Abitusseisundis inimese seksuaalne kuritarvitamine on juba paragrahv, on juba süüdistus. Aga ei, me vaatasime, et seal nagu et kellegile ei tekitatud füüsilist ega vaimset traumat. Aga kust te teate? Kust te teate? See ei ole nende otsustada, kas tekitati või ei tekitatud. Kui oli siis ütleme sisuliselt dementsete inimeste seksuaalne kuritarvitamine niimoodi, et sellest isegi ise aru ei saanud, siis siin ei ole küsimus sellest, kas tekitati traumat või mitte. Küsimus on selles, et see oli abitusseisundis inimese seksuaalne kuritarvitamine ja selle kohta ei ole valikut. Sa pead alustama kriminaalasja. Sa pead inimesed süüdistuse alla viima, kohtu alla andma ja vangi panema. Sa pead seda tegema, sul ei ole valikut, kas sa jätad selle tegemata või sa otsustad, et võib-olla see asi ei olnud nii hull. Sul ei ole seda valikut prokurörina. Ja okei, üks prokurör, ma ei tea, kas maksti kinni või räägiti ilusti ära või tuli kuskilt kõrvalt mingi poliitiline suunis. Ja siis on ringkonnaprokurör tuleb talle ka katet tegema. Ja siis tuleb talle katet tegema justiitsminister. Ja peaminister. Ja peaminister. Ja missugust kelbast ajas meile siis justiitsminister. Justiitsminister hakkas seletama meile, kuidas, et seda asja oleks pidanud lahendama tsiviilõiguslikult, et kannatanud oleks pidanud tsiviilhagi tegema selle vanadekodu vastu. Vabandust, need on kaks eraldi paralleelset asja. Tsiviilhagi võid teha, kui sa leiad, et on, aga eraisik ei saa kriminaalasja algatada Eestis. Pole võimalik, see ongi ainult prokuratuuri asi algatada kriminaalasi ja prokuratuuril on kohustus algatada see kriminaalasi. Paragrahv nõuab seda, siin ei ole valikut sul. Aga ei, hakkavadki veel rääkima, kuidas advokaadid lasid asja käest. Mis advokaadid siia puutuvad? No see, mida nii Mihal kui Pakosta meile Riigikogus ajasid, see on ju lihtsalt naeruväärne. See on naeruväärne, see on alatu, see on kuritegelik, see on ebainimlik. Valitsus ei saa sekkuda prokuratuuri töösse. Valitsus ei saa anda prokuratuurile suuniseid. Prokuratuur on iseseisev õigust mõistev asutus, mis lähtub seadustest ja Eesti on õigusriik. Sellise retoorikaga tullakse meile kärbseid pähe ajama. Sellise retoorikaga püütakse selgeks teha avalikkusele, et ei olegi võimalik midagi teha. Vägistati, ei ole ilus, muidugi. Sellised asjad tuleb üheselt hukka mõista, nagu Mihal meile ütles. Meil on hukkamõistust vähe.
meil on vaja, et te demonstreerite praegu meile mustvalgel ja nendele kannatanutele, nende pereliikmetele, avalikkusele, et Eesti ongi õigusriik ja algatatakse selliste näruste alatute tempude puhul kriminaalasi ja need inimesed võetakse, kõigepealt eemaldatakse seal töökohtadelt, teiseks mõistetakse süüdi, pannakse kinni, pannakse valuraha maksma, mida kõike seadus ette näeb, aga ei, teie laiutate käsi, vaat nüüd valitsus ei saa midagi teha. No esiteks hukka mõista tuleb see, mida tegi prokuratuur. Hukka mõista tuleb see, mida rääkisid meile Pakosta ja Michal. Just, ütleme selles mõttes, kui tema räägib mingist eetikast või sellest, kuidas mis meile meeldib või ei meeldi, siis probleem praegu, loomulikult vägistamine on probleemi algpunkt, aga probleemi fookus on selles, et vägistajat perverti ei karistatud. See on probleemi keskpunkt praegu. Perverti ei karistatud, sest perverdi teod mätsiti kinni ja lasti vabalt minema, sellepärast et asi juhtus reformierakondlastega seotud asutuses. See on ju, me näeme seda ja nüüd on küsimus õigust mõistev organi, et me ei saa anda juhendeid prokuratuurile, aga kui nad ei mõista õigust, kui nad vastupidi teevad ebaõiglust, siis on ju vaja sekkuda. Ja see ongi ju, justiitsminister on järelevalvaja prokuratuurile. See on seaduses kirjas, see on justiitsministeeriumi põhimääruses kirjas. Justiitsminister teeb ametialast järelevalvet prokuratuurile. Ja kui prokuratuur ei tee oma tööd, siis on justiitsministri ülesanne neid sakutada ja kui justiitsminister kutsub peaprokuröri enda juurde ja ütleb, te ei teinud oma tööd, pane oma prokurörid tööle ja peaprokurör ei saa sellega hakkama, siis tuleb peaprokurör vallandada. Aga ta ju ei vallanda sellepärast, et ta ise tõi selle peaprokuröri mõni kuu tagasi. Et see on sellepärast, et on sõnakuulelik tütarlaps, kes tegelikult ei ole iseseisev isiksus ja tegelikult ei juhi prokuratuuri, vaid on vahelüli, kelle kaudu edastatakse kaitsepolitseilt ja poliitiliselt ladvikult tellimusi, kuidas teha või mitte teha igasuguste poliitiliste või ka lihtsalt tundlike asjadega. Aga ma meenutan kõigile neile inimestele, kellele räägitakse praegu, et kuidas riik ei saa siin midagi teha. Kui palju sai riik teha siis, kui meil koroonadiktatuuri kehtestati? Kuidas riik sai kõike teha? Sai joosta pikali kohvikuid, sai inimesi kaubanduskeskustest välja väänata, sai kinni panna asutusi, sai konfiskeerida mida tahtis, sai vallandada inimesi. Sai kõiki vallandada. Riik sai kõike teha, kõike sai teha. Koerad ja kumminuiad ja teleskoopnuiad välja võtta, kui vaja oli. Kõike sai teha, meediat tsenseerida, kõike sai teha riik. Aga nüüd ei saa pervot, vägistajat kinni võtta. Kusjuures siin on veel üks väike liin. Mida me rääkisime, kui meil võeti vastu seadus, mis võimaldab siis kustutada pedofiilide karistust ja sellega võimaldab pedofiilidel saada tööle haridusasutustesse. Me hoiatsime selle eest, et nendel asutustel, kes võtavad inimesi tööle, kaob ära võimalus teha taustakontrolli, kaob ära võimalus kaitsta ennast pervertide eest. Ja nüüd me näeme, et me ei suuda isegi vanade kodusid kaitsta pervertide eest. Aga mis me siis räägime veel õppeasutustest, lasteasutustest? Et meil ongi pervode ringkaitset tegev mafiariik ja selle eesotsas marsib Liisa Pakosta ja prokuratuur. See on nii jälk kõik. No ega see ei ole ju ka esimene juhtum, tuletame meelde ikkagi seda, mis see teine Südameturvakodu või mis seal... Südamekodu ja Pihlakodu on meil need kaks. Mis seal Lõuna-Eestis oli, Põlvas või kus see oli, kus selle sama reformierakondliku mafia käes olevas hooldekodus näljutati peaaegu surnuks üks Aavo nimeline mees, kes siis omaksed viimasel hetkel võtsid, ta oli veel seal mingi luumurruga ja mis tal oli, kohutav. No inimesi on lastud seal oma rooja sees mädanema minna ja ussitama minna ja näljutatakse seal. Nüüd tuleb välja, et massiliselt vägistatakse. Juba tuleb, nüüd täna me räägime numbritest 8 on vägistatud. Ja müür seisab. Kõigepealt prokurör, siis tuleb ringkonnaprokurör, peaprokurör, justiitsminister, peaminister teeb talle kaitset, katet. Müür seisab.
tehke mis tahate, see on Reformierakonna business, seda ei tohi torkida. Ja aga tõmbame siin nüüd ühe teise prožektori käima ja osundame Prantsusmaale. Prantsusmaal oli ju ka õõvastav juhtum, kus mees lasi oma vastutusvõimetut naist oma sõpradel ja tuttavatel vägistada. No ka eriti perversne lugu. Ka võiks öelda, et naisel ei olnud ju mingisuguseid, ma ei tea, füüsilisi või muid, ta ei saanud arugi, mis temaga toimus. Ja ma ei tea, kas tütar või kes selle asja ka tõmbas käima, aga seal mõisteti need inimesed kõik süüdi. Nad läksid kohtu alla, nad läksid tegelikult vangi, mitte nii nagu Eestis. Nii et kuigi me näeme justiitssüsteemi kuritarvitamist nagu Le Peni juhtumi puhul ka Prantsusmaal ja kindlasti on seal näiteid, mis meieni ei jõua, aga vähemalt niisuguses asjas Prantsuse kohtud, Prantsuse prokuratuur, Prantsuse uurimisasutused käitusid adekvaatselt, mitte nii nagu banaanivabariik, nukuvabariik, maffiavabariik Eesti. Ja no me kõik võime oletada ikkagi, nii nagu me siin selle Kapo aastaraamat, mis ei ole, mis on Stratkomi jutupunktide propaganda väljaanne ja mida ka siis vastavalt meie Stratkomi heaks töötavad ennast ajakirjanikeks nimetavad propagandistid siis usinasti tiražeerivad küll Postimehes, küll ERR-is, küll muudes väljaannetes. Ärge üldse lugege seda jura, sellel ei ole mingit mõtet. Et kui saab niisugusi asju teha, ma olen seda juba vähemalt 10 aastat Eestis öelnud, et kui keegi saab seadust rikkuda Eestis pikalt, suurelt ja karistamatult, siis tema pea kohal on julgeolekuasutuste katus. Ja nii on lihtsalt ja see teebki meist maffiariigi, see ongi süvariik. Ja süvariik on alati, ja kui süvariik niimoodi märatseb, siis ta on alati korrumpeerunud. Nii et see on, ja minu meelest siin ausalt öeldes ikkagi tegelikult peab poliitilist vastutust nõudma vähemalt justiitsministrilt, aga panen siia kõrvale veel selle saatelõigu lõppu, et meil peaminister ei vastuta mitte millegi eest. Eelmises valitsuses oli tal Kremli-meelne Vladimir Svet. Selles valitsuses on tal Moskvas õppinud ja nüüd tuleb välja, et omab seal Vene sotsiaalvõrgustikes pikalt vaikselt kohal olnud Igor Taro, eks ole. Ei ole Kremli jutupunktid, ei ole Kremli käsilased, ei ole putinistid. Kõik teised on putinistid ümberringi. Aga peaministrilt küsid selle kohta, ainult mingi mõmin tuleb, ei tea, pole asi, pole hullu, las ta olla. Nüüd küsid vägistamise kohta, justiitsminister las ta olla. Lõpuks, kes siis lõpuks vastutab? Ei vastutagi keegi. Siin riigis ei vastutagi keegi. Ma räägin, selles riigis Michali valitsuse ajal tegeletakse ainult ühe asjaga, kuidas massiivselt ja võimalikult palju riigieelarvest raha kantida niisugustesse valdkondadesse, kust on võimalik seda suhteliselt pimedalt edasi kantida omadele ja loomulikult ka iseendale. Kõik te olete korruptandid. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja lähme ühte teise riiki, mis on palju paremas seisus kui Eesti ja see on Ungari. Ma olin, see oli ühepäevane üritus, aga kuna Eestist ju ei ole lennuliine mitte kuhugi, mitte üldse, siis selle jaoks, et reisida mitte väga kaugel olevasse Budapesti tuleb päev läbi lennukites ja lennujaamades veeta. Nii et autoga saab varsti kiiremini. Varsti on lihtsam minna autoga. Olin teisipäeval olin Ungaris ja seal oli siis üks suhteliselt suur ja kõrgetasemeline konverents või koosolek või kuidas iganes me nimetame seda Central European Summit, mille mõte oligi siis Kesk-Euroopa kokku koguda. No meil Eestis on tihtilugu terminitega ka natuke keeruline, et kas me oleme Ida-Euroopa või Kesk-Euroopa. No tegelikult me oleme ikkagi Kesk-Euroopa, sest et kui sa võtad Euroopat geograafiliselt ja ka poliitiliselt, siis lääne pool on, eks ole, Prantsusmaad, Saksamaad, Hispaaniad, Itaaliad. Keskel on siis, Saksamaad võib ka nimetada Kesk-Euroopaks juba, aga keskel on need riigid, mis enamasti jäid
raudse eesriide ida poole, ütleme siis Poolad, Tšehhid, Ungarid ja ka Balti riigid, ja siis Ida-Euroopa on laias laastus Ukraina ja Venemaa. Ilmselt võime ka sinna sisse panna Valgevene. Aga see kesk on ka ajalooliselt on ta oma identiteediga ikkagi, ütleme, Austria-Ungari keisririik oli Euroopa poliitiline jõukeskus pikka aega, mitusada aastat ikkagi. Austria-Ungari oli suur riik nii demograafiliselt kui majanduslikult kui poliitilise mõju poolest. Nii et ja kui sa Ungaris käid või Budapestis oled, siis see nagu Habsburgide impeeriumi hõngus on seal täiesti tuntav tänasel päeval ka. Rääkimata sellest, et Ungari on jätkuvalt täiesti valge riik, euroopalik riik. Asi, mida sa Prantsusmaal, Saksamaal või Inglismaal enam ei näe. Muide kõrvale põike, ma vaatasin ja see oli vist neljapäeva hommikul, ma ei mäleta missuguses väljaandes, huvi pärast avasin selle, missugused on Euroopa kõige ohtlikumad linnad. Kõige ohtlikumad Euroopa linnad asuvad Prantsusmaal ja Belgias. Põhjus on ju väga selge. Sellepärast, et nad on moslemite poolt üle ujutatud, sellepärast, et nad on üldse igasuguste immigrantide poolt üle ujutatud. Ohtlikumate linnade hulgas on näiteks Pariis. No muidugi ikka, jah. Brüssel. Ikka, jah. Marseille. Ikkagi niisugused ajalooliselt suured ja olulised ja teatud väga selge kultuurilise identiteediga Prantsuse või Belgia või mis iganes euroopaliku kultuurilise identiteediga kohad. Nad ei ole seda enam. Ei, nad ei ole Euroopa linnad ja kui me räägime Pariisist või Brüsselist, me oleme harjunud Eesti ametnikud ja poliitikud ja tilbendavad Brüsseli vahet lakkamatult. Jah, Brüsseli kesklinn on enam-vähem viisakas. Loomulikult on sul seal falafeli ja halali kohti iga nurga peal, aga ja kinni kotti pandud inimesi, kes seal ainult laskepilust välja vaatavad, on ka iga nurga peal, aga põhimõtteliselt on ka automaatorid on iga nurga peal. Ja sama võib öelda Pariisi kohta, ma olin Pariisis mõni kuu tagasi, et automaatoritest žandarmeerid on igal pool nurga peal väljas ja ütleme siis kesklinnas sul ei teki seda muret vähemalt valgel ajal ringi liikudes, et sa nuga kohe saad. Ehkki võid saada ikkagi. See nii-öelda šansid on päris head. Aga nii pea, kui sa lähed natukenegi välja kesklinnast, nendest piirkondadest, mis on nii-öelda turistide jaoks turvaliseks tehtud või valitsusametnike jaoks turvaliseks tehtud, see on slummid. See on must mass, sõna otseses mõttes, ülekantud tähenduses otseses mõttes must mass voogab. Tänavad on lihtsalt prügimäed. Piltid, mis sulle avanevad, on absoluutselt võrreldavad mingisugustel Lähis-Ida või Afrika slummidega. See on kohutav ja seal on nagu 100 000 või miljonid elavad seal. Nii et see on päris õudne, aga Budapestis midagi sellist ei ole. Prahas samamoodi, ma käisin aasta tagasi, natuke vähem kui aasta tagasi. Aga tulles selle ürituse juurde, et ta keskenduski ikkagi Kesk-Euroopale. Ja seal oli tõesti kohal, seal oli Poolad, eks ole, Tšehhid, Ungarid, Slovakiad, Sloveeniad seal, aga seal olid kohal ka serblased näiteks, bulgaarlased, et just keskenduda selleni, et meie oleme 20 aastat oleme olnud Euroopa Liidus. Serbia ei ole, aga enamik neist nii-öelda Kesk-Euroopa riikidest on olnud. Austerlased muide olid kohal, sest Austria on tegelikult ka ikkagi Kesk-Euroopa. Ikkagi Mittel-Euroopa. Ja me oleme 20 aastat olnud Euroopa Liidus ja ikka veel koheldakse meid kui mingisuguseid vaeseid sugulasi võsaneegreid, kes meie asi. Ja seda rääkisid nii ungarlased kui poolakad, ütlesid, et ei olegi lahti saadud sellest, et kui me 2004 astusime Euroopa Liitu, siis meie läksime sinna selle mõttega, et meil on oma ajalooline perspektiiv ja meil on oma selline demograafiline ja geograafiline eripära, et me läheme seda Euroopa Liitu rikastama ja mitmekesisemaks tegema ja oma mingit vaadet ja kogemust ja ka panust andma sinna selles mõttes, et Euroopa idatiib ehk siis Kesk-Euroopa on majanduslikult kõige dünaamilisem Euroopa piirkond. Majanduskasv on olnud viimase 20 aasta jooksul mitu korda kiirem, näiteks Poola puhul öeldi, et 3 korda kiirem kui Saksamaa majanduskasv, eks ole, ja ongi jõud. Poola on ka praegu üks vähestest riikidest, kus majandus kasvab.
Ungaris samamoodi, et majanduskasv või Tšehhis samamoodi, et Tšehhi on sisuliselt järgi jõudnud oma rikkuse tasemelt Lääne-Euroopale. Et see majanduslik dünaamika, majanduslik selline kiire ja kiiresti ümber kohanev selline majandus on midagi, mis on tegelikult aidanud Euroopal kasvada, Euroopal majanduslikult kasvada. Et see on kõik, mida meil on olnud anda sinna, rääkimata sellest, et lääne-eurooplased on ju lüpsnud meid nii demograafiliselt, tööjõudu võtnud siit ja on lüpsnud meid siin ka sellega, et nad on siia tulid oma investeeringud, on omandit enda kasusse saanud ja nii edasi, kaubandusdefitsiidi mõttes, mis on suur teema ju praegu ameeriklaste ja eurooplaste vahel. Ida-Euroopa on ju pidevas kaubandusdefitsiidis Lääne-Euroopaga, et meie hoiame oma rikkust sinna kogu aeg suunates üleval nende heaolu ühiskonda. Eesti on olnud viimase 25 aasta jooksul paaril aastal kaubandus plussis, ülejäägis, muidu kogu aeg defitsiidis. Aga ei, mitte midagi taolist ei ole. Meilt oodati siis ja meilt oodatakse jätkuvalt, et meie joondame enda majanduslikud, poliitilised, julgeolekualased huvid vastavalt Saksa ja Prantsuse soovidele. Ja tegelikult on see ju nii läinudki, sest et Prantsusmaa ja Saksamaa on saavutanud ju selle, et kõikides Ida-Euroopa riikides või Kesk-Euroopa riikides on võimul olnud nende meelsed, nendele sobilikud liberaalsed valitsused, erandiks Ungari. Vahepeal oli siis erandiks, eks ole, Poola ja vahepeal oli erandiks Tšehhi. No praegu on erandiks ka tegelikult Slovakkia ja Slovakkiat hirmsasti peedistatakse selle eest. Slovakkia on natukene ka selles, ütleme, Slovakkia ei ole selles kambas, mis meie oleme, sellepärast, et Fico ei ole parempoolne, ta on vasakpoolne, aga üleüldiselt, ütleme see. Ta on rahvuslane vähemalt. Üldiselt, ta on jah, Slovakkia patriot, aga ta on ka nagu selles mõttes nagu natuke teistsuguse poliitilise taustaga, aga põhimõtteliselt ta on ütleme siis euroeliidi silmis täielik paar ja samamoodi nagu Orban. Aga Orban on hoidnud seda rinnet ikkagi 15 aastat, varsti 16 aastat ja Orban on olnud see vabaduse saareke, kuhu, ka ameeriklased olid kohal muide, et kuhu siis on Obama ja ka Bideni aegadel Ameerika konservatiivid käisid Orbani juures nii-öelda jõudu kogumas või plaani pidamas, et see oli nii-öelda see koht, kuhu ka Euroopa konservatiivid ja Ameerika konservatiivid said kas või koosolekuid pidada, tuletame meelde, et näiteks veel mõni aasta tagasi Prantsusmaal ju või ka Belgias lihtsalt ei ole võimalik panna kinni konverentsiruume, et pidada mingisugust kõrgetasemelist koosolekut. Ungaris oli võimalik seda teha vähemalt. Ja see küsimus, mis seal oli, seal arutati mitut asja, julgeoleku asi oli üks teema ja teine asi oli loomulikult majandusteema. Aga praegu on siis nii-öelda kaubandussõda Euroopa ja Ameerika vahel. Meie oleme kannatajad. Kogu see kaubandussõda ju tegelikult keskendub Saksamaa ja Prantsusmaa sellistele nii-öelda egoistlikele kaubanduspraktikatele, millega Euroopa Liit on siis pandud seisma Saksamaa ja Prantsusmaa majandussektori huvides, mingil määral ka Itaalia ja siis kõik ülejäänud. Ida-Euroopa, Põhja-Euroopa, kõik kannatavad selle all. Ja et mida me siis sellise olukorras teha saame, sest meil puudub igasugune mõju Euroopa Liidu läbirääkimistele. Sest Euroopa Liit on võtnud selle kõik endale ja meie ei saa kaitsta oma tööstuseid. Slovakkid ei saa kaitsta. Slovakkias on suur autotööstus, sakslased kolisid mitu tehast sinna, Poolas on, Ungaris on suured tööstused, mis kannatavad selle kaubandussõja all. Aga meil ei ole mingit sõnaõigust seal. Ma teen siin väikse sellise iroonilis naljatleva kõrvale võike. Mul praegu on ainult üks kass, aga mul oli 2 kassi. Ja nendel kassidel oli selline komme, et kui me sööma hakkasime köögis, siis nemad tulid ja hüppasid ka toolide peale ja vaatasid, äkki neilegi pudeneb midagi sealt. Ja siis me ikka tegime nalja, et näed, et me oleme siin nüüd Euroopa Liit ja me oleme siin nüüd need, kes on laua taga. Aga Eesti ja Läti tulid ka laua taha. Et meie kassid olid Eesti ja Läti. Aga tead, asi ei ole ainult Eestis ja Lätis, et samamoodi tunnevad, et neid koheldakse ka suuremad riigid nagu Poola või Tšehhi või Ungari, ikkagi 10 miljonilised, 40 miljonilised riigid, eks ju. Ja austerlased, kusjuures austerlased on ju 95. aastast Euroopa Liidus ja täpselt samamoodi, et meil puudub võimalus Saksa-Prantsusmaa telge mõjutada.
nii et noh, see oli üks teemade ring ja noh, selles mõttes keskenduti ungarlaste üritused on alati mulle meeldivad, sellepärast et noh, Orban alati sõnastab, kui kuskil koosolekutel Orban alati sõnastab, et koosolekult tuleb välja tulla mingisuguse konkreetse tulemusega. Et noh, nad otsisid seda konkreetset tulemust ja noh, julgeoleku teema oli teine loomulikult ja seal oli väga oluline iva. Kohal oli Ameerika ajutine asjur, eelmine Ameerika suursaadik Budapesti oli ju noh, lilla aktivist ja äärmiselt agressiivselt sekkus Ungari siseasjadesse, ründas kogu aeg Ungari valitsust, noh sisuliselt noh, tegeles ainult Ungari opositsiooni upitamise ja putitamisega ja no Ungari valitsusliikmed, mitte ükski valitsusliige teda kogu selle aja jooksul, mida Ungaris töötas, Ameerika suursaadikuga ei kohtunud. Ja noh, see nagu mõnes mõttes muudab mõttetuks suursaadiku omamise, et kui sul valitsusametnike ja valitsusministrite juurde ligipääs on 0, siis ausalt öeldes see on selle suursaadiku omamine seal noh, mõttetu. Aga nüüd on uus saadetud ja see uus oli seal üritusel ka kohal ja ta ütles väga tähelepanuvalised sõnad, et Trumpi välispoliitiline hoiak Kesk-Euroopa suhtes on see, et Kesk-Euroopa ei ole puhvertsoon, nii-öelda kordon saniteer, mis on ju lääne-eurooplaste vaade olnud ja küllaltki palju ka ju Ameerika Ühendriikide vaade olnud, et need Balti riigid ja Poolad ja Tšehhid ja Ungarid, Visegradi riigid, et need on see puhvertsoon Venemaa ja Saksamaa vahel, et ei, Trumpi valitsuse jaoks teie ei ole puhvertsoon, teie olete eraldi strateegiline piirkond ja eraldi strateegiline partner ameeriklastele. Ja noh, see on väga-väga kõva, noh kui ütleme selles mõttes, et ega ta seal ise midagi välja ei mõelnud, ta väljendas valitsuse poliitilist joont, see on väga kõva sõna, noh veel loomulikult rääkis ta seda ka, et ei ole vaja mingil moel karta, et tänu sellele vaatele, et te olete eraldi strateegiline partner, ei pea teie kartma, et ameeriklased teid nii-öelda maha jätavad või hülgavad. See kõik ei tähenda, et ameeriklased ei oota investeeringuid riigikaitsesse, noh päris terav teema, ütles, et aga noh, sõbrad peavad omavahel ka rasketest asjadest rääkima, eriti ungarlastel, aga ka teistel Ida- või Kesk-Euroopa riikidel on ju päris suuresti sees Hiina investorid. Ütlesid, et noh, et see ei ole jätkusuutlik, et kui head suhted, siin on nagu valiku koht, et kas on head suhted Ameerikaga või on head suhted Hiinaga, aga mõlemaga korraga ei saa olla. Ei no see Hiina teema on muidugi, mina ütlesin selle peale lohutasin ungarlasi, ütlesin, et vaadake see, mis praegu toimub, see nii-öelda kaubandussõda Hiina ja Ameerika vahel, et selle lõpuks, ja see ei kesta kaua, ma arvan, see siin ei ole pikk protsess, selle lõpuks ei ole Hiinal enam raha, et investeerida üle terve maakera oma poliitilise mõjuvõivu suurendamiseks. Et see raha on juba praegu tegelikult neil otsas, et kurikuulus Siiditee projekt ja kurikuulus tee ja vöö projekt, mis neil olid, noh ostsid üles sadamaid ja tehaseid ja lennujaamasid ja mida kõike veel ja andsid arenguriikidele või mitte ainult arenguriikidele, aga ka strateegilistesse kohtadesse andsid laenusid. Et see oli siis, kui oli odava raha aeg, kui hiinlased olid oma tipus, oma kaubandusliku imperialismi kasumiga tipus, selles mõttes, et nad eksportisid odavat träni nii Euroopasse kui Ameerikasse, võtsid selle raha ja läksid selle rahaga siis küll Panamasse, küll Gröönimaale, küll ka Ungarisse või pooltesse Aafrika riikidesse, ostsid seal ülesse maavarasid või siis kaevandusi või infrastruktuuri, telekommunikatsiooni, et see aeg on läbi, see raha sai otsa tegelikult juba mõne aasta eest ja nüüd on neil raha veel rohkem otsas, et ärge muretsege, need investeeringud kaovad ise ära. No siin tuleb arvestada sellega ka, et on ikkagi terve rida riike, kui me vaatame Kesk-Aasiasse eelkõige, aga ka Kagu-Aasiasse ja mujale, kes Hiinat kardavad. Et see ei ole nii ühene pilt, et Hiina võtab kõike üle, et Hiina võtab terve Aafrika üle, Hiina võtab terve Euroopa üle, Hiina võtab terve Kesk-Aasia üle ja nii edasi. Ei võta sellepärast, et noh, kui me vaatame nüüd ikkagi riikide noh, nii demograafilise, majandusliku kui ka sõjalise julgeoleku peale,
siis suur osa riike, eriti mida lähemale Hiinale, kardavad Hiinat rohkem kui Venemaad, kardavad Hiinat rohkem kui Ameerikat, kardavad Hiinat rohkem kui Indiat või Türgit või veel kedagi kolmandat. Et see pilt on kirevam ja tegelikult, kui me nüüd jõuame ka järgmise teema juurde, siis me räägime võib-olla sellest natukene lähemalt, aga tegelikult on praegu tõepoolest kujunemas see olukord, mida Trump oma välispoliitikas ka väga selgelt prioritiseerib. Ja see on riikide suveräänsuse ja riikide iseseisva välispoliitika ajamise soodustamine. Mis tähendabki seda, et mida rohkem on riikidel suveräänsust, seda vähem on nad konkurentide suurriikide mõjuväljas ja täidavad nende kulmukutsutuste järgi nende soove. Ja no see oli üks asi, mida seal räägiti ka ja mida see sama Ameerika ajutine Assur, muide see Assur tähendab seda, eks ole, et ta ei ole saanud veel suursaadiku paguneid peale ja kuna Ameerikas peavad suursaadikud läbi käima senatist, siis seal on tohutu tropp on tekkinud või ummistus. Aga ja selle tõttu ei jõua ka meile määratud suursaadik siia veel nii kiiresti, kui me tahaksime. Aga seda lahendati siis sellega, et ta nimetati ajutiseks Assuriks, ta juba hakkab tööd tegema ja kui siis aeg sinnamaani jõuab, siis küll ta saab senatis oma pagunit peal. Aga see hea nali, et Trumpi välispoliitiline joon on see, et ta ongi globalismi vastane, ta ongi globaalsete supranatsionaalsete ehk rahvuste või riikide üleste institutsioonide suhtes vaenulik, varjamatult vaenulik, ÜRO-de, WHO-de suhtes vaenulik ja ta pooldabki seda, et riigid on suveräänsed ja taastavad oma suveräänsust ja käituvad oma suveräänsetes huvides ja sealt korduvalt kõlas läbi erinevates sõnavõttudes, paneeldiskussioonides, et see Ameerika esimesena, America First poliitika, et see on Ameerika poliitika. Et teie peate mõtlema niimoodi, et Ungari esimesena, Eesti esimesena, Tšehhi esimesena, Slovakkia esimesena, aga head suhted ameeriklastega tähendab seda, et siis Ameerika teie jaoks teisena. Mitte Hiina, mitte Venemaa, mitte Euroopa Liit või Saksamaa või Prantsusmaa. Et see oli ja see on asi, millest meil ei saada aru. Et meil hüsteeritsetakse, et meile ka ju heidetakse, EKRE siin poeb Ameerikast. Ei, meie oleme suveräänistid, meie tahame, et Eesti oleks esimesena, Eesti huvid, rahvuslikest huvidest räägiti, seal rahvuslikest huvidest räägime meie. Aga kuna Ameerika on ka suveräänsust tugevdav ja toetav jõukeskus praegu, siis loomulikult me nendega oleme heades suhetes ja meil on vastastikuselt kasulik olla heades suhetes. Ja teine asi veel, mis ma seal korra veel lõppu mainin ära, et nii nagu igal pool ükskõik kus ma käin, tuleb ikkagi inimestel avada silmi ja selgitada seda, mis asi on e-valimised ja kes on smartmatic ja mis see endast kujutab ja ma pean ütlema ka, et see on tasapisi vilja hakanud kandma, et nendes ringkondades, kus mina liigun ikkagi on inimesed juba aru saanud ja inimesed juba mõistavad seda ja pigem keskendub jutt sellele juba, et kuidas seda lahendada. Jaa, aga ma tahan selle teema juurde veel öelda seda, et see on tegelikult ülimalt oluline, et see foorum on käima pandud ja ma ütlen, et on üks suur mees tänapäeva Euroopa poliitikas ja võib-olla maailma poliitikas, see on Viktor Orban. Ilma Viktor Orbanita, ilma selleta, et meil on selline Ungari, nagu ta on Orbani poolt kujundatud ja Orbani poolt juhitud, sellist rahvusvahelist konservatiivide, suveräänististide ja patriootide koostööd ei oleks. See on täiesti selge, et see on Orban on siin see vedru, ta on suuresti siin see aju ja ta on praegu ikkagi kokku korjanud muljet avaldava soomusrongi. Raha üksi ei tee, aga seal oli muide väga palju oli juttu sellest, Eestis jälle meedia lihtsalt ei kajasta sellest, kuidas siis, ja ungarlased tõid oma näite puhul välja selle, kui 10 miljonid uputab Brüssel oma nii-öelda MTÜ businessi kaudu, kui 10 miljoneid ainult Ungari poliitika jaoks, võib-olla 100 miljoneid, uputas siis USAID ehk siis see nii-öelda humanitaarabiorganisatsioon läbi erinevate Sorose võrgustiku selleks, et kukutada Ungari valitsust. Ja Ungari valitsus omakorda on siis rahastab seal erinevaid konservatiivseid mõttekeskuseid, see oli ka siis Center for Fundamental Rights
mis on loodud siis organisatsioon, mis tegeleb nende päris ja tõeliste ja algupäraste inimõigustega nagu sõnavabadus ja südametunnistusvabadus. Ja siis seesama õigusriik. Need ei ole ligi lähedalegi nii suured summad, aga asjaolu, et sul on mingi kontor, kus on palgal 10 inimest, kes siis tegelevad niisuguste ürituste korraldamisega, tegelevad järgmise, kes on võimelised panema need ruumid kinni, hotellid, lennud korraldama, eks ole, et see on midagi sellist, mida näiteks meie siin oma erakonna eelarves teha ei suuda. Ei ole lihtsalt seda raha. Ja ma just kuulsin seda, et nüüd on Euroopa Komisjon otsustanud siis mingil määral kompenseerida seda USAID-i abi ja rahade ära kukkumist ja on siis, ma ei tea, tingnimetuse all Euroaid või UAid käima pandud ja et Eestis on 300 MTÜ-d ja mingisugust keskust ja mingisugust muud, ma ei tea, mis organisatsioonikest, mis on selle nüüd USAID-i rahade kompensatsiooniks nende rahade peale üle viidud või üle viimisel. Et ühesõnaga see liberaalne propaganda, rahvusriikluse lammutamine, ajupesu, see peab jätkuma ja kuna Eesti on nii väike, siis see summa, mis siia uhatakse, see muidugi sellest eelarvest on mingi murdosa ainult, aga ei ole Eestit unustatud. Nii et meil siin hõisata ja rõõmu tunda selle üle, et USAID-i rahad ära kukkusid, on muidugi hea, aga satanistid ei ole oma asja jätnud. Ja me sellest oleme kursis sellest ja eks me seda peame edasi paljastama ja sellele vastumürki otsima ja seal üks neid vastumürgi otsimise kohti oli siis see Budapesti üritus. Aga vahetame teemat ja lähme Trumpi juurde, et kui seal Ungaris Budapestis olid koos kõik Kesk-Euroopa Trumpi sõbrad, siis lähme Trumpi enda juurde. Seal võib-olla natuke räägime siis mitte niivõrd konkreetselt ühest või teisest poliitilisest algatusest, kaubandussõjast, vaid räägime sellest tema nii-öelda stiilist ja Eestis ikka väga-väga paljudel inimestel lihtsalt absoluutselt puudub arusaamine, mis siis toimub. Ühe asja ma veel ütlen, seal need arutelud käisid selle kaubanduse üle ja seal ka korduvalt öeldi, et mis kaubandussõda, et kas Euroopa Liit peab kaubandussõda Hiinaga, et Euroopa Liit pani Hiina elektrilistele sõidukitele 45% tollid siin mõni kuu tagasi, et kas kuulutati sõda välja või kas hiinlased ütlesid, et nüüd on sõda, kaubandussõda. Kas eurooplased ise ütlesid, et on kaubandussõda? Kas eurooplased kuulutasid kaubandussõja välja siis, kui nad Ameerika kaupade vastu juba 30 aastat tagasi panid mingisugused tollid? Ei olnud sõda, ainult siis, kui ameeriklased vastavad, et neid nii-öelda tasakaalustada, siis järsku on sõda, et see on nii rumal jutt. Aga Trumpi stiilist, sina vana Ameerika välispoliitika guru. Trump on tegelikult minu arvates võtnud üle terve hulga elemente Vene ja Hiina diplomaatiast. Venelastel on ju see, et kõigepealt paneme õudseb mataka ära ja siis hakkame vaatama, kuidas reageeritakse ja missugused kauplemisvõimalused meil selle reaktsiooni peale tekkisid. Ja minust Trump teeb seda sama. Paneb õudse litri ära ja siis, kui kõik hakkavad hädaldama ja oigama, siis ütleb, et ei ma võin selle asja ümber ka vaadata ja teeb mingi sammu tagasi ja vaatab, mis siis on. Ja selle tulemus on ju väga lihtne. Selle tulemus on see, et kõik ütlevad, et Trump on ettearvamatu ja keegi ei oska töötada välja konkreetset pikaajalist plaani. Ja siin on väga selge. See on eesmärk muide tal. Ja meetmeid. Ja siin on väga selge. Tõenäoliselt on tal seal diplomaatia ja läbirääkimiste asjatundjad. Ta on ilmselt ise ka ikkagi päris hea asjatundja, kuna ta oma äri läbirääkimisi on ikka aastakümneid pidanud. Et on terve rida riike, nagu prantslased, nagu sakslased, nagu jaapanlased, kellel on äärmiselt bürokratiseeritud välispoliitika ja läbirääkimiste protseduur, kus kõik tuleb enne ära kooskõlastada, läbirääkimiste kontseptsioon paika panna, läbirääkimiste miinimumeesmärgid ja maksimumeesmärgid paika panna ja siis selle sõiduplaani järgi minema hakata. Aga Trump ei aktsepteeri seda. Tema sõidab need sõiduplaanid rööbastelt maha. Ja siis ongi, kõik on segaduse, aga mida me nüüd teeme? Trump on niisugune, Trump on naasugune, Trump on kolmatsugune. Ja mis on ta hiinlastelt võtnud, hiinlastel mulle ikka ilmselt meeldib see Hiina diplomaatia, et tappa kana, et hirmutada ahvi. Trump teeb täpselt seda, et ta kõigepealt tekitab mingisuguse löögi, annab mingisuguse asja pihta, mis ei ole nii oluline, aga mis tekitab paanikat, aga kui ta nüüd järgmisena teeb seda, mis siis küll juhtub, ei me peame nüüd siin reageerima. Ühesõnaga, ta tekitabki teadlikku ja tahtlikku segadust, et halvata
vastaspoole mänguruum ja viia ta segadusse ja kui ta segadusest hakkab välja tulema mingi omapoolse käiguga, siis teha juba omapoolne käik, mis seda segadust süvendab ja neutraliseerib selle teise poole omapoolse vastukäigu. Et tegelikult on siin täiesti aru saada, mida ta teeb. Ja, ütleme see modus operandi on minu meelest ka tegelikult mõistetav. Ja lihtsalt mida me ei tea või mida me ei mõista on see, et küll tal on kindlasti oma plaan. Tal on kindlasti oma plaan, aga võt meie seda plaani ei näe läbi. Ja me saame seda plaani alles tagant järgi aru, mis tal oli. See on hea näide on sellest mismoodi sa asja kirjeldasid, on see sama tollide värk, et ta tegi kõigepealt nii-öelda Liberation Day ehk majandusliku vabastamise päeva ja pani kõigile lataki, täie rauaga, palju rohkem kui keegi kartis või ootas. Ja siis turud kukkusid ja mis kõik veel ja hüppasid siin võlad siia üles sinna, see oli teil kõik sisse arvestatud. Ja mõne päeva jooksul 70 erinevat riiki võtsid Ameerikaga ühendust ja ütlesid, hakkame nüüd kiiresti läbi rääkima, et kõik tollid üldse maha võtta. Ja seda nii-öelda tema tollisõja, kui seda niimoodi väljendada, siis eesmärk oli algusest saadik vähendada tollibarjääre, vähendada kaubanduslikku ebaausaid praktikaid ja need ebaausad kaubanduspraktikad on tõepoolest Ameerika vastased olnud kogu aeg, pikalt. Ja ameeriklased on sellega ise leppinud kaua, nii nagu Trump ütleb, et ega mina teisi ei süüdista, ma süüdistan meie enda juhte, varasemaid juhte. Ja see on olnud nii-öelda välispoliitilise sellise porknakkeseks alati, et okei, me toome teile oma sõjaväebaasid, meil on siin omad huvid, teete seda, teist, kolmandat, vastutasuks siis saate parema ligipääsu Ameerika turule, vastutasuks saate mingisugused soodustingimused seal, ma ei tea, regulatsioonis nii edasi. Ja seda on tehtud ja see on üle jõu käivaks muutunud. See nende impeeriumi ehitamine on käinud selle rahaga, et saate meie majandusest kasu, aga see on nende majandusele üle jõu käivaks osutunud. Ja tema nüüd lõpetab selle ära. Ja tulemuseks on see, et kõigepealt virutas hirmsa laksuga kõigile tollid. Selle peale kõik esimese hooga hakkasid karjuma, järgmise asjana, kui hommikul mõistus selgeks sai, siis ütlesid, et okei, hakkame läbi rääkima. Ja nüüd ta tegi järgmise väga-väga kavala lükke. Pani kella tiksuma. Räägime läbi, okei, 90 päeva on aega läbi rääkida. Tahate tulemust, selle aja jooksul teeme tulemuse. Ja see on täpselt selle Jaapani ja Saksa protsessi rööbastelt maha laskmine, sest me täpselt teame, mida siis prantslased või sakslased või Euroopa Komisjon 10 aastat peeti läbirääkimisi TTIP-i üle ehk Transatlantic Trade, mis asi ta oli, mingisugune partnership. TTIP 10 aastat peeti läbirääkimisi. Nikerdati mingisuguste pisidetailide kallal ja siiamaani ei ole seda nii-öelda vabakaubanduslepingut suudetud sõlmida. Ja nüüd ta ütleb, okei, 90 päeva. Selle aja jooksul panete meile konkreetsed pakkumised lauale, meie paneme konkreetsed pakkumised lauale, lööme lukku või ei löö lukku, kui ei saa kokkuleppele, siis tulevad uuesti tollid. Ja küll te leiate viisi, kuidas oma protseduuri kiirendada. Kui ei leia, siis maksate. Ja, aga siin ta saavutab ju ka hoopiski teised eesmärgid. Tema eesmärk tegelikult on Euroopa Liidu lammutamine. Sest et Euroopa Liit kui blokk on nii bürokraatlik, nii juhitamatu, nii ebaefektiivne partner ja nii protektsionistlik ja suveräänsusvastane. Nüüd ta sunnib neid samu Euroopa Liidu liikmesriike ükshaaval tulema temaga läbi rääkima. Mis ongi juhtunud juba, Meloni läheb sinna, siin ütleme, teiselt poolt, eks ole, Fico käib Venemaalt või Hiinast üritamas mingisuguseid eraldi. Tähendab, mis siis on tulemus? Tulemus on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid komisjonilt võetakse ära see jäme ots. Ja, tähendab, lähevad komisjoni selja tagant. Kuigi komisjonil on ainuõigus kaubanduse kokkuleppeid teha, siis lõppkokkuvõttes nüüd on see hetk käes, kui riigid peavad ütlema, et me ei saa endale lubada enam sellist europoliitikat. Ja kui Euroliit ütleb, et ei tule kõne allagi, et te peate siin separaat läbirääkimisi, siis igal juhul algab sisuline arutelu kuskil nii-öelda radari all. Aga kas me sellises Euroopa Liidus saame edasi olla, kui me sureme põhimõtteliselt nälga? Aga siin on tal teine nipp veel.
Ta ju ignoreerib Euroopa Komisjoni juhtpoliitikuid. Kaja Kallas ei pääse löögile. Ursula von der Leyen ei pääse löögile. Mitmed teised tegelased ei pääse löögile. Nende jaoks on uksed Washingtonis kinni. Küll võetakse vastu aga Meloni, küll võetakse vastu Macron, küll võetakse vastu varsti ka see uus, mis ta nimi on see, uus kantsler, Merz. Yeah. Ja teiste riikide. Ja kui ei tule esialgu võib-olla suuremate riikide oma, siis leitakse mingeid väiksemate riikide omasid, kes juba tulevad ja jooksevad, sest nad saavad aru, et tegelikult valikut ei ole. No mida ütlesid seal ka samas Budapestis, ütlesid Ungari üks, seal paar ministrit olid, kes esinesid ja paar aseministrit, kes olid paneelides ja siis ühes paneelis oli sellest juttu ja ütlesid, et Euroopa Komisjon hüsteeritseb praegu sellepärast, et neile on kohale jõudnud see, et neist ei sõltu mitte midagi. Hiinlased ei räägi nendega, venelased ei räägi nendega, ameeriklased ei räägi nendega. Nad võivad rääkida, nad võivad siin mingisuguseid plaane esitleda ja mingeid tingimusi seada ja mingisuguseid initsiatiive teha. Keegi ei tõsta toru. Mitte kedagi ei huvita, mida Brüssel arvab. Ja nüüd me liigume järgmisse faasi. Ka Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnades järjest rohkem ja rohkem jõuab protsess sinnamaani, et enam ei huvita, mida Brüssel arvab. Ja nüüd ma pidasin oma sõnavõttu, mingi hetk saab sellega ilmselt interneti ülesse. Tuletame meelde, kuidas Nõukogude Liit lagunes. Ei lagunenud sellepärast, et inimesed said hääletada välja ennast Nõukogude Liidust või inimesed hääletasid ühe või teise asja poolt. Ei lagunenud sellepärast, et järgiti Nõukogude Liidu põhiseadust ja lepiti kokku keskomiteega ja ma ei tea millega. Lagunes sellepärast, et liiduvabariigid otsustasid mitte enam kuulata Moskvat. Ja Moskva isegi ei kuulanud enam Moskvat. Ja sama ja muide, mis lammutas ära Bideni režiimi, mis oli ju ka tegelikult ikkagi täiesti antidemokraatlik režiim. Osariigid, nagu näiteks Texas, kes ju keeldus täitmast föderaalvalitsuse immigratsioonipoliitikat, hakkas ise piiri valvama Texas. Kuigi föderaalvalitsus keelas tal selle ära, nad vilistasid, panid oma üksused, panid piirile. Florida osariik keeldus jõustamast seda transideoloogiat, et osariikidest algas mäss selle hullunud globalistliku, satanistliku, liberalistliku ideoloogia vastu ja Euroopa Liidus samamoodi see algab liikmesriikidest nagu Ungari, nagu Poola, nagu Slovakkia, Tšehhis, kui kõik hästi läheb, tuleb võimule, sügisel on valimised, tuleb võimule selgelt Brüsseli vastane valitsus, rahvuslik valitsus, et see algab sealt. Brüssel ei ole võimeline kohanema sellega, lihtsalt vaata otsa sellistele juhmidele olenditele, nagu seal need komisjoni kanakari on, Nad kõik, ma ei hakka nimesid nimetama, kõik said aru juba, aga nad ei ole võimelised ju. Fitso pani ju Kaja Kallase paika selle sama 9. maia Moskvaga. Meil on 9. maia Moskvaga loomulikult oma teema ja ausalt, ma jällegi korraks lähen tagasi selle Pallosoni ja Kapo aasta raamatu juurde, kui Kapo esimeses stuudios ütleb, et mingisugust, ma ei tea, impeeriumimeelset palagani või kuidas ta seal täpselt väljendus, nad 9. maiga seoses ei luba. Kulla sõbrad, tuletame meelde, kui Martin Helme okastraat Pärga viis pronksmehele, kakles venelastega seal. Tuletame meelde, kuidas te viisite ära palaganilt Eesti lipuga Jüri Estami. Tuletame meelde, kuidas te 9. mai puhul olete keelanud ära kaitseväelastel vormi selga panna. Mida sa räägid, kulla mees? Te olete palagani teinud ise kogu aeg sellest. Nüüd olete õhku täis tõmmanud ennast. Et nüüd on see momentum, kus me paneme venelased paika. Ärge tõmmake ennast nii õhku täis, te lähete lõhki ühel hetkel. Ja, ma ütles ka, et ei ole näha olnud, et nad oleks suutnud palagani lõpetada. Seda tuleb minu meelest igal koosolekul Brüsselis, kui lähevad suveräänsusmeelsed valitsuse liikmed või poliitikud kohale, tuleb öelda, kallid sõbrad, meie ei tööta teie heaks. Teie töötate meie heaks. Kui teil see meeles ei ole, siis me tuletame seda meelde. Komisjon töötab liikmesriikide heaks, mitte vastupidi. Aga viimased 10 aastat vähemalt Ursula von der Leyen ajal on küll liikmesriigid töötavad ainult komisjoni heaks.
no võt, aga tulen korra selle tollide teema juurde tagasi ja ega siis Ameerika Ühendriikidel on tollidega väga pikk ajalugu ja kui Ameerika Ühendriigid loodi, siis oli ka üks esimesi otsuseid oli kehtestada Euroopa suurriikidele tollastele siis Inglismaale ja Prantsusmaale Ameerika värskelt sündinud Ühendriikide poolt kaitsetollid. Sellepärast, et Ameerika oma majandus väga paljude kaubaliikide ja väga paljude tööstustoodangute osas sõltus täielikult Euroopast. Näiteks laevaehitust praktiliselt Ameerika Ühendriikides ei olnud. Kolooniates ei olnud. Laevad ehitati Euroopas, inglased ehitasid, ameeriklased ostsid või inglased viisid ise sinna oma koloniaalimpeeriumisse. Nüüd ameeriklased hakkasid laevu ehitama. New Yorgist sai üks maailma laevaehituskeskusi tänu sellele, et Briti laevad ei pääsenud sinna turgu solkima. Ja sama võime rääkida teatud luksuskaupadest, mööblist ja väga paljudest asjadest. No relvadest. Mida Ameerikas hakati tootma ja hakati tootma palju paremaid, palju innovatiivsemaid kui Euroopas tehti. Ja nüüd tuleb täpselt sama lugu. Kusjuures nad teenisid sellega väga palju raha, nad maksid oma ju iseseisvussõja võla suures osas nende tollidega tagasi. Ja Trump on öelnud ja mitte ainult Trump, vaid mitmed teised seal samuti. Tema eesmärk on see, mida põlglikult on nimetatud Rust Zone'iks, ehk see Ameerika tööstuslik kesklääs ja muu seal suured tööstuskeskused ellu äratada. Jah, rastpelt ehk siis roostevöö ehk siis see raske tööstus, metallitööstus. Ja. Kaevandused, valutehased, koostöötehased, kõik inimestele Ameerikas anda tasuvad tööd, Ameerikas tulla turule uute innovatiivsete kaupadega ja minna nendega siis Ameerikast välja maailma turule, sest nüüd nendes olukordades tollide kaitse all on Ameerika kaubad konkurentsivõimelised. No aga ja Ameerika rahvas kiidab teda, tuli välja just küsitlus 2 nädalat järjest on kogu liberaalne meedia hüsteeritsenud, karjunud, sõimanud, hoiatanud, ähvardanud, et kõik kukub kokku ja Trumpi populaarsus on rekordtasemel. Ta ei ole kunagi olnud populaarne, ei oma eelmisel ametiajal ega sellel ametiajal ega ennem valimisi nii populaarne kui praegu, sest ta täidab oma valimislubadusi ja see on nii lihtne. Ja ärge uskuge mitte kedagi, mitte ühtegi meie liberaalset propagandisti, kes väidab, et Trump on valmis Eestit maha müüma Vene